No Karl. Surusid minu kaamera ette. No kuule, siin viimased 3 videot vist olen või mina siin puldis olnud, nii et ma arvan, et on aega ka siin nägu näidata, et sa oled olemas veel. Ja. No ma arvan, sa alguseks võid ikkagi rääkida, mis said selle pilli korda või? Kuule ma viimane video lõppes siis sellega, kus ma olin siin pilli all ja käiguhästi alla võetud ja nüüd on käiguhäst tagasi all, pill käib, kõik on tegelikult titi-miti ja valmis sõitmana. Käisin vahepeal sõitmas, ei tossa enam. Kõik oli korras vist. Kõik sa esimese korraga õigesti tehtud, mis on täiesti ulme minu pool. Keegi spottis sind ka juba kohe, nii kui sa sõitsid kuskil ringi. Jep, käisin korra töö juures ja pidin sillast endist käima. See pill on rohkem sillast endist käinud, kui üldse nagu vist sõitnud on kokku. No. Siin on keegi juba nahka teinud. No. Ma tean, see on lahti. Ma isegi ei hakanud seda ära pingutama, see tuleb niikuinii kohe ära. No, okay. Pidevalt. See filter on atribuutika, mida siin auto juures vaja ei lähe. No. See pill on täiesti valmis järgmist nädalaks. 100% valmis. Vaja ainult toorbaar sisse panna. Ja sumpsalt ära võtta. Sumpsalt ära võtta, ülejäänud kohtades peaks vist kõik valmis olema. Kõik valmis. 100%. Mitte midagi ei ole vaja. Ülevaatuse jaoks on vaja veel natuke timmida, aga teeme selle projekti mingi teine kord ära. Vaatab siis, kui saab. Aga käruga vist võin ikkagi natuke, vahet ei ole. No. Aga üks pill ei ole veel valmis. Käru on mingi jama on sul seal. Kuule jah, siin on mul oma väikesest toetusest. Parkisin kodus seal seina ääres ja veits remonti tegin kodus ja uks kukkus vastu ühte elkurit. No. Ja sellel pillil ka ülevaatust ei ole nii kohe? Kohe ei ole enam jah, 5 päeva pärast ei ole, aga enne Tartut peab ära tegema. 7 päeva pärast on võistlus, nii et peab ära tegema. No. Muidu siin võib meil tulla keegi teha ai meile. Ja ühe probleemiga saime väga lihtsa lahendus, et oli häda, et käsipidur ei tõmba normaalselt rattaid kinni. Jep. Tuli välja, et probleem oli operaatoris, mitte kärus. See probleem oli tihendi istme vahel. Et hoopis viga oli see, et näed, kui sa siin väga rahulikult tuled tõmbama, on siia poole. Tõmbad lõpuni välja, on ju? Ja, näe. Siin rahulikult tõmbab, panen niimoodi, siis ega ei jäägi pidurid peale. Ja. Vaja natuke juurde tõmmata. Tõmbad püstloodi, siis nüüd ma arvan, võtab päris hästi. No. Testisime ka, et on väga hea on tegelikult. Tõmbab korralikult plokki, et väga hea on. Sellega on timm nüüd. Ja põhimõtteliselt peaks panema ainult helkuri külge ja siis on käru ülevaatuseks valmis. Kontrollisime tuled üle, panime uduka ka tööle, kõik oli ära oksudeerinud ja ma arvan, et siin peab tegema ühe korraliku LED-swapi ka kärule. Samasugused tuled siis nagu patsetil on. Just, need flowing või dünaamilised suunad peab panema kärule ka, et siis läheb kokku. Küll. Kuule, aga lähme vaatame toas, mis meil seal laua peal on. Nagu näha, siis asfalt on märg juba õige aeg hakata jälle autot pesema. Oi, tegelikult see aeg on juba vist käes. Sander on mingi 5 korda jõudnud juba autot pesta selle aja peale. Jah, vähemalt 5, minimaalselt. Kui me pidime seal loosimise tegema, aga näed, kiire oli ja Karli oli kool ja mina ei jõudnud ja nii edasi. Seda häda. Aga nüüd teeme ära. Kioni on siis unustatud, visake minema need kõik Kioni asjad. Sealt otse võib prügihästi panna. Prügihästi on ju, nüüd uus teema. Ei, nali, ärge visake, need on tegelikult väga head. Tegelikult on ikkagi sama pood. Autojoy endiselt, aga nad on nüüd võtnud uue sarja sisse. Just. Ja mõtlesime, et teeme siis väikese loosi. Pole vist mingi aasta aega ühtegi loosi teinud. Pole tükk aega loosinud, jah? No ikka väga ammu pole loosinud. Ja siis Autojoy pani välja jälle omalt poolt siis täieliku sihukese hoolduskomplekti. Et hakkame vasakult poolt minema. Et siis on siin CarPro Tar X, mis siis saab igasuguse selle asfaldi ja mis on pigi jäägid saab kõik maha lasta. Nagu nimi ütleb, Tar. Just. Siis liigume edasi. Siis saab igasuguse need pidurid olmu ja kõik raua jäid maha võtta. Siis šampoonitada, ära vanitada auto koos selle pesukäsnaga või pesu, ma ei tea, mis siis on siin, wash mitt, kuidas eesti keeles on? Kinnas, pesukinnas. Ja saab siis Kioni vettkoodi saab peale lasta või siis reloadi. Ja saab selle vettkoodi peale lasta ja saab pärast ära ka kuivatada. Täiskomplekt. Oota, aga see läheb ka loosi või? Fogfight. See on mulle. Lõikame selle välja. Oota, ma panen selle ära. Mul nakken udunes, ma küsisin neilt, et kas oleks midagi. Mingit, ma ei taha autot korda teha, et vesi sisse ei voolaks. Kas on midagi lihtsamat saaks teha? Ja, et sa hoopis kannad peale mingisugust vahendit oma esiklaasi peale, mitte ei tee autot korda. Just. Õige. See on õige automehe lähenemine. Kuule, aga mis me siis selleks loosi sõnaks paneme? Et number 1 siis videole like, number 2 kommentaar. Kommentaaridega ma arvan võib teha nii nagu ikka, et pesupäev või? Kõik kommentaarid loevad, et ei ole vaja midagi konkreetset öelda. Jah, põhimõtteliselt küll jah. Okei, teeme niimoodi. Muidu tuleb neid mitteasjalikke kommentaare liiga palju. Jaa,
õige. Paneme siis niimoodi, et loosimise osalemiseks peab videot laikima ja peab siis jätma kommentaari, suvaline, et pane lihtsalt mingi sõna ära, mingi punkti pane mingi sõna kas või. Pane mingi äge või kirjuta mingi CarPro või kirjuta mingi autotsiooni või mida iganes. Või paku näiteks, mis kupee kõige kiirem aeg tuleb see aeg või midagi asjalikku. Jah, täpselt. Mõtle midagi välja, et pane midagi normaalselt ja 2 väga lihtsat asja. Ja siis ma arvan, et juba järgmises videos loosin välja. Vaatame siis jälle random generaatoriga kommentaaride järgi ja loosin välja selle komplekti. Kommenteerida võib seda ka, et kuhu 10 milli see padrun kadus. Kui keegi teab. Kupee mootorisse. Keegi näinud on. Ja. Aga see on for real, meil on see vist kadunud. Näe, keegi on hea inimene. Vaata, tule siia. Vaata. Meil on 10 milli padrun. Esmapilgu vaatad, et sa võtad selle ja siis hakkad vaatama, oi, paneks. Ja siis saad mingisuguse 3.8 hoopis omale siia. Ja meil on 10 milli kadunud. Ja meil on reaalselt 10 milli kadunud. Keegi mingi hea tünga teinud mille siia. Et paneb 10 asemele 3.8 Niko. Ja sa oled vist ise teinud selle, mulle tundub. See on täiesti teistsugune. No kus kohast mul see kus ma oleks saanud selle võtta? Ütle mulle. Ei, no see on kuskilt mujalt komplektist üldse. No mul ei olegi sikust komplekti ju. Ei, no vaatad, kõik on need kroomitud ja see 10 on äkki täiesti teine teemana. Ei, see on kuskilt saanud siia. Mina ei tea. Ühesena 10 meil ei ole, aga meil on mingi muu seal sarnane. 3.8 Niko, millega ei saa 10 keerata. Ei saa või? Ei saa. Ei sobi. Küll. No nii, kuule Karl, mis sul? Korras on ju. Ja loos on tehtud siis. Nii, mis sul plaanis on? No ma siin hakkasin vaikselt tegelikult. Ma vaatasin, sul on mingi jupid jõudnud siia. Elasin sisse jälle siia, sellesse garaaži elusse. Ja. Et tulin natuke, tegin näpud õliseks üle 2 kuu, nüüd sõrmed olid juba nagu veidraks läinud. Sul olid need õiged mingisugused kontoritöötaja näpud, et näpud läksid ja käed läksid pehmeks ja siukeseks mõnusaks sain. Näpud olid juba pehmeks läinud, jah? Ma ei tea, ma siis võib-olla räägin, mis mul on. Ja need tegelikult tulid vahetult enne, kui me reisil läksime. Just. Nagu mingi üks päev. Ei, need tulid reisi ajal. Et ma tegelikult neid ootasin enne reisi, siis mul ei olnud saanud rohkem vist edasi teha midagi. Siis ma lasin lõigata ja väänata, painutada, mitte väänata. Oleme korrektsed. Uued kinnitused sellele siia ette. Intekas ja radikas siis. Siia alla läheb siuke ja siis külje peal on tal siuksed kõrgendused. Et sellega, mis siin praegu on, see on mingi suvaline, vaata kriime peale ei tõmba sellele pillile siin. Ja. Vehin oma metalliplaatidega siin. Seda raha küll, terve auto läheb värvimisse sinna. No ongi. Poleeridega vaja ja nii edasi. Selle torvuga oli see, selle ma sain, tegin niisama lihtsalt, et oleks kuhugi alustada. No, et saaks mock-upida kergelt, on ju. Et saab teada, mis teema on ju. Tuli välja, et see väga hästi sobi, sest siin on need diagonaalid, mis jooksevad. Siit teeb täpselt ette sellele põlvele, mis tuleb Intekast. Siis tuligi teha, nüüd need uued on niimoodi, et see hakkab jooksma otse siit servast nagu põhimõtteliselt otse radika kõrvalt. Et see kõik osa jääb siit vabaks, et siit saab rahulikult seda interkuuleri toru vedada. Tundub palju parem ruumi kasutus olevat minu arvates. No eks ta ikka on jah. Alguses ma ikka proovisin, äkki saab vaata käe pärast vahenditega ära teha, aga ei saa. See oli üks asi, mis ei õnnestunud jah. Siin, kui sa siia vaatad. Siin toimub ka midagi. Siin on vaata see suur pidur on küljes koos suure kettaga. Kuule, see on nii suur, et see isegi ei mahu see välja all ära ju. Et näe, liigub ka, ei lähe vastu. Ja tegelikult originaal 16 tolli väljaga siis läks S-klassi pidur alla siia. Üldiselt see on vist ainuke velg, millega see pidur siia alla läheb, sest et üldiselt need 16 tollidega ei mahu. Ära seda siis katki sõida. No üritan. Näe, vahepeal käisin shoppamas. Kuna mul need väljad meeldivad, vaata nagu see ees on. Siis ma tahtsin taha ka panna, taha tegelikult praegu on ju. Mul on adapterid seal, aga ma arvan, et niisama tänavasõiduks ma tahaks ikkagi taha panna mingi 215 laia refina. See on hea burnout'i teha, vajuta gaasi põhja eest. Muidu selle 205-ga ma arvan on niimoodi, et sellel väänet ikkagi on, kuigi teil kilovatti võib-olla ei tule nii hullult palju, siis väänetel ikkagi tegelikult on. Aga väänet ongi vaja, et see ratas ringi saada, nii et. Ja siis, kui laiem ref panna, siis on see teema, et ta hakkab tuimalt siia koopasse käima. Ja siis ma leidsin väljad samasugused nagu need. Toon on natuke erinev, tuleb üle värvida. Aga nendel on siis offset 10 milli suurem. Nagu seda, et ta istub sees pool rohkem. Ja, just. Ja siis ma saan panna laiema refi ja ei lähe koopa vastu. Kuskilt seal tõõtsa vastu käima, jah? Ei, ma proovisin neid alla, kõik on timna. Väga hea, nice. Hea lahendus. Ma ju tõin adapteritega välja poole ka ju. Mul on ju 20 milli adapterid, nüüd ma läksin sellega 10 milli sisse pool tagasi. Et reaalsus on nad 10 milli väljaspool, kui nad olid originaalis.
okei. 20 milli välja ja 10 sisse. jah. Okei. Ma alguses mõtlesin, et äkki laseb nendelt maha treida seest, vaata 10 milli. Noh, aga noh, kui reegleid lugeda, siis velgede igasugune modifitseerimine on keelatud. Noh, ja ega see ei ole ilmselt väga hea mõte ka ise hakata velgi kuskilt maha treinima. Ei, sul on õigus, ma arvan ka, jah. Et võtame valmis asja, originaal Versu velg kindlasti toimib sihukese offsetiga ja kõik timm, noh. Pole mõtet üle mõelda, noh. Ega ongi, ma tahaks need pidurid nüüd mõlemal pool ära sobitada, seal tuleb natuke teha sobitamist, jah. Et ta kuskil vastu ei käiks ja siis tuleb terve see esisilt ka alt ära võtta ja puhtaks teha. Mul on üleval ju need Powerflexid veel. Strongflexid. Strongflexid, vabandust. Vale firma. Ja sponsored. E-sponsored. Et need tuleb ka ju kõik külge panna. Pluss mul on siin vaja, ma tegelikult näitangi, mis mul siin on vaja. Minu arust ühel pool oli mingi räme lõtk. Praegu ei tunne, ühesõnaga siin minust rooli ots oli niimoodi. Aga kui sul õhus oli, siis oli jah nagu, et klõk. Väga optimaalne just ei olnud. Et ma pean üle vaatama kõik jupid, mis mul vaja. Ilmselt alumine šarniir on vaja. Noh, amordid on olemas juba. Ja siis ma arvan, rooli otsad ongi vaja veel tellida. Aga võtan alt ära need vanad puksid välja, vaja üle värvida, puhastada. Ja siis kokku tagasi. Oma nagu nikerdamist, noh. No igast piduritorud on vaja vedada veel siia ära. Ja pidurisüsteem on vaja ka lõpuni kokku panna. Ja ette ma pean laskma teha sellel hüdroskandil ilmselt need torud. Ja. Sest mul on vaja niimoodi, et nad on vist banjoga sealt või siis on niimoodi, et kohe keeravad. Saab teha. Muidu ta läheb vastu. Hüdroskand on kõige koht, kuhu minna. Ja sul on ka ju lastud teha need piduritorud. Kuule, mul on terve auto hüdroskandi voolikute peal. No, võt. Mul on kütus, õli, pidurid, kõik on hüdroskandi peal. Täna siis ongi plaanis, et teen need pidurid ära mõlemal poole ja siis kisub selle sillad lahti, saab need ära pesta ja värvi peale lasta. Siis kuni värv kuivab, siis hakkan ette seda neid radikakinnitusi aretama külge. Väga hea. See kõlab nagu ülihea plaan. No hakkab tegema siis? Ma hakkan tegema, jah. Supportitega ja velgedega ees on nüüd täiesti korras. Vist enne ei näita. Või enne ei rattas peal. Ilma rattata. Hea suur ketas, 330 milli. Korralik 4-pütaga support. Ei enam võrdluseks. Vana. Veits väiksem ja veits õhem. Ilusti kuskilt vastu ei käi, et mäletan siis, kui ma tookord mõtlesin, millist ketast valida. Et siis oli küsimus, et kas ta läheb siia selle šarniiri kinnitusel ka vastu või ei lähe. Noh, fokusseeri ära. Aga siin on tegelikult videost vist väga hästi on näha, aga tegelikult siin on ilusti vahe olemas, noh. Mingi millimeeter vähemalt. Ma usun täiesti piisav, et siukseks asjaks. Teisel pool on velk ka küljes, ilusti ringi jääda ja veereb täiesti vabalt. Igati timm. Vaatke järgmine tõõtsad ja asjad alt ära siis ja lasme neil natuke värvi peale. Järgmine päev juba tegelikult, aga ma tegin eile veel midagi ära. Aga ei filminud enam, sest väsimus tuli peale. Proovisin siis selle raami siia ette. Põhimõtteliselt asi toimib. Kõik ilusti on nüüd näha, et kuuleritorud mahuvad igalt poolt mööda. See tõmbeaas küll ei ole kasutatav, aga see on ükskõik. Aga viga, mis ma tegin, siis on, et siia alla ma tegin siuksed ovaalsed avad. Aga mina ei tea, mis ma mõtlesin midagi valesti. Ühesõnaga puurisin siia ettepoole ühed veel. Et kui ma oleks nendesse ovaalsetesse pannud, siis lihtsalt intekas istub täpselt vastu radikat siit. Et praegu on siuke mingi sentimeet, no isegi pool senti vahet, et see on okei. Ja siis üks asi veel, et see on suht siuke painduv. Et ma arvan, et siia niikuinii teeb nüüd mingi väikse kõrva ettepoole. Peab ju külge keevitama, et siis ma teen siia mingisugused niipidi mingid tugevdused keevitan ka, et siis ta hoiab veits seda paindumist ära. Võib-olla võtan need samad, mis ma siin sellele teisele sai valmis tehtud nikerdatud, et võib-olla need ka kõlbavad, sest need olid suht tugevad. Siin on seda kõrva küllalt nagu. Hakkasin neid ära võtma, nagu ikka tuleb see Audi aeg uuesti meelde, kus kõik pollid on kinni roostetanud. Siit tuli ilusti lahti, see murdus lihtsalt ära teiselt poolt ja oli täiesti roostes. Nüüd andsin talle kõvasti kuuma seal all, kus ta on. See murdus lihtsalt ära ja on üliroostes, ülikinni. Nüüd ma andsin tal kuuma ja andsin veeteed ja
nüüd ta siin liigub niimoodi. Ops. No natukene. Vaikselt hakkas tööle. Et üles-alla, et küll ta ükskord lahti tuleb. Nii on need asjad siin varem ka igal pool lahti saadud. Siis saab need õõtsad alt ära ja saab neile värvigi tõmbarelakaga, traatärjaga natuke puhtamaks ja läheb uus hämmeraid peale. Ostsin puksid ära või tähendab selle šarniiri uue ka, et see niikuinii seal kuuma andmisega sai praegu viga. Ja eks ta ole vana ka, niikuinii tasuks uus panna. Vot, praegu rohkem ei olegi. Eks siis, kui ilus värv on peal, siis näitan uuesti. Polo ka vahepeal saab hooldust. Pidurid on ees täitsa pekkis, kurat, ma nüüd ei saa pani tagasi juba öösenaga. Siit on ka veits näha. Piduritel on see üks kiht lihtsalt täiesti tuimalt kuskil roostame vahel ja üks kiht on lihtsalt delamineerunud nagu. Ja kui pidurades siuke tunne nagu klotsid oleks täiesti kulunud, metall käib vastu metalli, aga tegelikult lihtsalt teisel pool on täiesti krobeline pind. Ma ei tea, kas siin kuskil on päris siukest, nagu siin. Ja teisel pool lihtsalt üldse seda siledat läikivat osa ei ole, et on täiesti siuke krobeline rõve. Võtsin uued kettad asjad kõik, aga kurat, neil on alati nendel autodel mingi 100 eri mõõtu ja nagu nii see jälle vale. Pean ümber vahetama need ja vaatama õiget kett, võtsin mõõdud ära nüüd vähemalt. Ja piduritorud tahtsin ka ära vahetada, aga või pidurivoolikud, aga need ikka valed. Nii et ei vedanud seekord. Enne Tartusse minekut tahaks korda saada, et ma pean oma autoga minema. Karl läheb Passatiga, mina lähen Pologa, sest mul on vaja pärast kiirelt edasi minna, et enne maanteele minekut tahaks ikkagi korda saada. Et ta pidurdab küll, aga kurat, maantee peal suure kiiruse pealt nagu julge, et linna vahel ei ole vahet, et jääb ilusti pidama. Vot, aga vaatame, mis edasi saab. Nii palju, kui ma YouTube'ist õppinud olen, siis tavaliselt siuke edasi-tagasi jõnksutamine neile aitab, Läheb paremaks küll. Väike mõlk ka juurde. Vähemalt liigub, see on suur pluss. Järjekord saab ta siit välja ka. Luuds kuks välja igal juhul. Või hakkab kukkuma. See kurdi vedru siin. Küll. Nii palju edu vähemalt. Käänmikus amordiga tuli alt ära. Õõtsaga nii hästi ei läinud. Seepoolne suur polt tuli ilusti lahti. Seepoolne on täiesti kinni. Siin on näha ka, et siin on tegelikult mingi alumiiniumpuksid vahel. Ja need on ilmselt täiesti kinni oksudeerunud. Ma arvan, et siin ei jää väga muud üle, kui relakat anda lihtsalt. Ja kui siit täpsemalt vaadata seda õõtsa ennast, siis seda ilmselt päästa pole mõtet enam, et võtan lihtsalt tutikad. Siis ei pea selle värvimisega ka mässama. Siis on kohe see uus šarniiri siin sees. Lihtsalt uuel tuleb tagumised puksid välja võtta ja asendada siis strongflexidega. Vot, rooli vardas tuli ka raskesti, aga tuli. Nii et täna rohkem lõikuma ei hakka, vaatab, mis sellega teeb mõni päev. Vedru ka ei tapnud mind ära seekord, silusin ta ilusti enne kinni. Nii kui selle šarniiri lahti viskas, siis hakkas vedru ka kohe liikuma, aga õnneks oli ta mul kinni seotud, nii et kõik on okei. Vot. Siia video lõppu siis natuke mersut, natuke käru. Natuke audit. Ja pakitud. Ja, oleme valmis. Tartu TRF ootab meid juba 2 päeva pärast. Kui video välja tuleb, siis homme. Just täpselt. Et siis, kui video välja tuleb, siis me oleme enam-vähem 24 tunni pärast oleme rajal. Põnevus on sees jälle. Hooaja esimene võistlus, mis on nagu nii-öelda punkti peale nüüd seekord. Et Piibel oli niisama see keitsi taha. Aga nüüd on nagu mingi eesmärk ka. Nüüd ei tohi kaotada enam. See on mingi räme tuul. Aga asjad said pakitud, tuletasime meelde, mis kaasa tuleb võtta kõik. Ja õnneks meil on nimekiri, mis tuletab meile meelde. See on hea. Ja kohe avastasin mingi asja on puudu ka, nii et. Aga teisi rattad siis ei võta, nagu me juba rääkisime pikalt siin või mina rääkisin oma eelmises videos, et jätkame Superstreet klassis, tänavaref on all, teisi rattad enam kaasa ei tõmba, aga need tänavaslikid, mis mul olid siis, need on juba, näete, võistlusel ühe teise Audi all.
tuleb meie telgi alla. Tuleb meie telgi alla, et äravahetamisi sarnane peaaegu teine kupee, mis näeb natukene rohkem minu autost street versioon välja ja... No värv on ka teine. Ja värv on ka teine, jah. No kupee, lihtsalt teine kupee nagu. Teine kupee. Äravahetamisel sarnane, ma ei ütleks. Okei, äravahetamisi sarnane ei ole, aga mõlemad on suht käredad pillid, nii et ja läheb, selle omanik läheb siis Street B-sse harjutama sõitmist. Tal on esimene võistlus üldse. Mäletan seda esimest pinget veel, päris äge oli. Aga hea. Nii, siis on kõik või? Mertsi kaasa võtmata. Mertsi kaasa võtmata, jah. No meil peame üle vaatama, mis meil üldse seal on, meil on mingid asjad ära müüdud ja... No vaatame, võib-olla võtame midagi kaasa ikka. Jah, äkki keegi tahab midagi, et siis hit us up telgi all. Nii, tõmba ots kokku siis või? No nii. Tavai, olgu. Aga... Näeme homme. Jah, kas kellega näeme homme ja kellega näeme järgmises videos. Tavai, tšau! Tšau!